tere! Mina olen Kätlin ja tänases videos räägin teile sellest, kuidas registreerida oma esmane kasutaja Smart Accounts'i keskkonnas. Kasutaja registreerimine on oluline selle jaoks, et oleks võimalik sisestada süsteemi ettevõtteid. Kasutaja registreerimiseks tuleb minna meie koduleheküljele www.smartaccounts.eu, edasi vajutada Proovi tasuta, seejärel proovi kohe ja edasi sisestada oma kasutaja andmed. Eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress, mis jääb edasiseks kasutaja nimeks sisselogimisel, parool. Parool peab olema vähemalt 5 tähemärki pikk ja sisaldama väikeseid ja suuri tähti ning vähemalt 1 numbrit. Kui andmed on sisestatud, siis vajutame registreeru. Peale registreerumist saadetakse teie e-posti aadressile ka kiri edasiste juhistega. Ja nüüd logime sisse oma kasutaja andmetega. Esmasel sisselogimisel on teade kohe selle kohta, et teie kasutajaga ei ole seotud veel ühtegi ettevõtet. Uue ettevõtte lisamiseks vajutame lihtsalt lisa uus ettevõte. Sisestame ettevõtte nime, registrikoodi. E-post on siis ettevõtte kontaktandmetes ettevõtte kontakt e-post. Kui ettevõte on käibemaksukohustuslane, siis sisestame käibemaksukohustuslase numbri. Valime sobiva kasumiaruande skeemi, kas skeem 1 või skeem 2. Tähele tuleb panna siis seda, et peale esimest salvestamist skeemi enam muuta võimalik ei ole. Loeme läbi teenuse kasutamise tingimused. Ning salvestame ettevõtte. Nüüd on ettevõte sisestatud ja võitegi juba asuda oma igapäevase raamatupidamise juurde. Tänan teid kuulamast ja uute videoteni!